ilm on täna ilusam, mitte päikeseline, aga ilusam, mis tähendab, et ma saan oma rannapromenaadi jalutuskäigu ikkagi ära teha. Et tegelikult päris hea, et eile oli siuke vihmane ilm. Ma sain oma aprillikuu arvepidamised ka tehtud. Võib rahulikult edasi reisida. Okei, promenaad saab siin otsa. Ega seda nüüd väga pikalt ka ei ole, et eks ma jõuan sinna Liivu jõe Suudmealale siis lõunapoolselt kaldalt. Eile ma olin teisel pool kaldal. Rannas täna ka rahvast. Keegi paistab siin tegevat justkui pulmapilte. Aga kuna siin on ainult fotograaf ja üks inimene, siis ma ei tea, kas ta abiellub iseendaga või? Mis värk on? Aga jah, Taiwan'i demograafiast rääkides päris palju olevat neid inimesi, kes elavad üksinda, et kohati isegi seal Keelungi kandis juba 40% inimestest, kes oleksid nagu selles eas, et võiks elada kellegagi koos ja peret aretada, et elavad üksinda. Nagu trend siin. Okei. Aga siin on nüüd lõpp, et kikerdan alla ja natuke jalutan seda kruusaranda. See lihtsalt pole mulje, et liiv on hall. Võtan kätte, vaatan lähedalt ja liiv ongi täitsa hall. No vot, olengi Liivu jõe Suudmealal selle lõunakaldal. Eile ma olin siis seal üle vee, sealt mis ära paistavad need palmipuud ja hobusutallid ja täna näha, et üsna dramaatiliste mägede taustal pilved natukene kõrgemal. Ma ei tea, mis ametimees siin elab, aga ossa kui äge robot. Jõuan Xinjiangi Taroko raudteejaama, mis on ka väikest viisi arhitektuuri näidis. Ja täna on mul ka bensiinipäev ja sõit läheb Xinjiangist edasi põhja poole Keelungi suunas. Siia lakke on kohe täitsa kunstitööd tehtud, paistab, et kangast ja taustal on maalingud. Näed, tulles oli nii fokusseeritud hotelli minemisele või nii väsinud sellest 4-tunnisest rongisõidust, et ei pannud tähelegi. Seekord sõidan vähe kiirema ja nuubima rongiga. Sealt ette tulebki. Selge. Nii umbes paari tunni sõidu järel tulin maha peatuses nimega Padu. Ma tahaks siis öelda Padu, sest see on ühe A-ga ja nõrga B-ga, aga rongist teadvustati, et Padu. Ühesõnaga nüüd siin Padu peatuses Keelungi lähistel tulin maha ja astun pärast Keelungi suunas. Et Keelungisse see konkreetne rong välja ei sõitnud. Ja no ma ei hakanud mingi 3,8 kilomeetri jaoks teist rongi võtma ka. Mõtlesin, et teen mingi templite vahe põike jalutuskäigu. Et mul on aega hotelli check-inini. Kuhu ma sattusin surnuaeda. Ühes kohas oli kohe uks lahti ja matus käimas. Aga siin on näha, et surnuaiad on sellised korralikud selles suhtes, et surnutele on kohe need majad ehitatud eemalt vaatad, et mis künkanõlval ehitatud linn see on. Aga see on surnute linn. Kaardi peal vastis mingi laheda torni foto, aga no muidugi kaardil olid need hiinakeelsed tähed, nii et ma ei saanud aru,
ei vaevunud uurima ka, mis asi see täpsemalt on, vedasin aga suunta äpiga joone ära ja see ongi, see surnuaed on ikka päris suur ja see kaardil näidatud koht on siis see ka üks osa sellest. Ei noh, ka omaette atraktsioon ja vaatamisväärsus. Uurisin Gemini käest, et miks pärast need hauad on niimoodi ehitatud, nagu nad on. Ja siis ta seletas, et Feng Shui printsiip, et esiteks on see iga individuaalse haua kuju, et mis pidi ta peab asuma, kuhu poole siis see inimene peab peaga maetud olema. Ja siis teiseks, et need kodused ka, et mitte blokeerida siis chi energiat nende haudade ehitamise eesmärk ja arhitektuur on selline, et hea energia siis oleks surnutega ja ilmselt ka elavate perekondadega. Huvitav. Järgmine koht, kuhu ma sattusin, peaks olema Buda valguse kaev. Looduslik struktuur, looduslikud koopad, mis on pühamuks konverteeritud. No siin suur Buda ka naeratab rõõmsasti. Läheme siis vaatame siia koopasse. Selline struktuur. Ja seal üleval on siis midagi püha. Täitsa väike tempel. Väljapääs teiselt poolt ja siit kohe osutab järgmisele vaatamisväärsusele Fox and Guian Rocks. Mingid kivid, no seda mul küll ei olnud kaardile kuskile märgitud, aga kui ainult 300 meetrit, siis võib ju vaadata. No ma pole siin ainus huviline, natukene meenutab täitsa džunglit see olemine siin. Kas ma nüüd tulin veits valesti või ma ei näinud neid kivisid, aga ühesõnaga ma olen tulnud rohkem kui 300 meetrit ja jõudsin mingite majade juurde välja. Ja need kuidagi näevad ka nagu temaatilised siukesed katused ja kujud ja värgid. Üks kohalik mees, ma ei saanud aru, mis ta rääkis, aga osutas mulle, et siia poole mine. Ma siis nüüd lähen. Teised ka siin otsivad neid kive. Tundub, et see oli mingi tüng täiega, silt näitas 20 meetrit, 20 meetri kaugusel oli mingi maja. Äkki mõeldi selle all, et need kivid on hoopis mingisugune tempel. No mida iganes. Okei, siin on isegi väike matkaladade kaart. Ma oletan, et mina, you are here. Okei, siis mul ei ole mõtet päris sama teed tagasi minna, nagu ma tulin. Või ka algselt kavandatud teed, või ma peaksin üritama siit kuidagi teisi teed pidi minna. Kui premeeriv võib vahel olla natukene spontaanselt liikuda, natukene eksida, millised vaated Keelungi linnale ja paistab ära suur sadamaala. Muide, Keelung ongi tuntud kui siis Taiwani põhjasadam ja ta on Kaohsiungi sadama järel on suuruselt teine suuresti selle sadama ümber ja sadama pärast see linn tekkiski. Linna lähedaste matkarajakeste võlud, kenad paviljonid siin istumiseks. Mõistab, et rahva seas on see üsna populaarne kant. Tuleb vastu inimesi. No, hakkan juba madalamale jõudma. Olen nüüd justkui matkaladadelt väljas linnas, aga kesklinna on siit nendelt väikestelt tänavatelt suhteliselt huvitav manööveldada, sest kaardil need päris korralikult ei ole. Siin ja seal lõpuvad ummikuga.
aga nüüd näiks, et olen mingi pääsu leidnud. Siin läheb nüüd rahvast ülitihedaks. See on see Keelungi kuulus ööturg. Väidetavalt üks parimaid või mõned ütlevad, et isegi kõige parem Taiwanil ja võib-olla ainus asi, mille pärast nii mõnigi turist üldse Keelungisse tuleb. No mulle paistab esiotsa, et hirmus palju rahvast. Raske manööverdada. Üritasin kaamerat väheke tõsta, et seda melu näidata, muidu ma lühike inimene, et ei näe midagi. Aga mida siin pakutakse? No põhiliselt pakutakse süüa. Igate sorti söögikoolist. Suhted elukad. Seal taga paistab üks tempel, selle nimi on Tiani tempel ja see on seotud selle Keelungi turu alguse looga, et väidetavalt see turg algselt oligi tekkinud niimoodi, et sinna templi ümber pandi püsti mingisugused müügiputkad, et kes templisse tuleb, siis ostab midagi. Ja kasvas välja sellest sihuke värk. Kas ma siit midagi osta tahaksin? Paistavad osad asjad täitsa isu äratavad, aga minu jaoks on see interjöör nagu või see rahvamassid lihtsalt nii vale, et tahaks juba välja saada kiiremini siit normaalsele tühjale tänavale. Turumäsust eluga hotellis. Linnahotellid kipuvad olema sihukesed väikesed. Mõtlen suurte linnade hotellid, kui ma nüüd võrdleks näiteks Lõuna- ja Ida-Taiwaniga.